Tere! Siin on Pärnu, siin on Tempel ja see siin on valimiskool ja meil on seekordses episoodis tohutu rõõm võõrustada number 2 erakonda, kelle valimistulemuste osas ilmselt kogu Eesti elab kullipilguga, suure kirega kaasa, sest et tõesti, kui Reformierakonna puhul on küsimus, kui palju nad põruvad, siis Isamaa puhul on küsimus, kui palju nad võidavad ja täna ongi meil erakond Isamaa tulnud siia. Et palun tunnustage ennast, kes te olete ja kust te tulete? Jaa, et tervist kõigepealt, mina olen Peeter Prisk, olen siis üks Isamaa kandidaat kohalike volikogu valimistel, olen erakond Isamaa liige ja ma arvan, et on selles mõttes kohane tutvustuseks 2 sõna Isamaast öelda. Isamaa vastu on üks pikaajalisemaid poliitilisi jõude Eestis. See 2 minuti kõne tuleb seal. Ärme siin võib-olla kohe nagu seda lifti kõne pidama. Aga tutvustame ennast ära, nii anname sõna järje üle. Tere, head pärnakad. Minu nimi Ene Täht. Praegu hetkel töötan hariduse abilinapeana. Isamaa liikmena olen rivis olnud peaaegu 2,5 aastat. Aga pärnakana olen ma siis 40 aastat olnud ja hirmsamal kombel armastan ma Rääma linnaosa. Väga tore. Meil on tõe huvides, tuleb öelda, et me ei ole siin saates kuidagi niimoodi intervjueeritavatega üksi, vaid meil on siin olemas ka elus katsejänes, kelleks on valija Siim Ruul. Tere, Siim! Tere, mina olen valija. Rõõm näha ja Siimul on selles formaadis väga unikaalne ja eriline võimalus, ta võib ka nimelt kogu selle asja kinni panna. Ehk siis, et kui asi läheb ikka selliseks kuidagi arusaamatuks, siis me hakkame... Urmas, ma peaks paluma sult pane meie taimer ka käima siin. Aga me peame siin abiväge vahepeal kasutama. Aga ühesõnaga, Siim saab seda asja katkesta. Nüüd on selline ülesanne, et kuna kõikidel erakondadel valimisliitudel, kes tulevad meie saatesse, on olnud võimalus 2 minutit, see on see, mida Peeter juba hakkas tegema, aga niimoodi me seda reglementeerimata ei saa seda aega anda niimoodi Isamaa kiidukõneks, aga 2 minutit on teil võimalik täiesti vabalt rääkida, miks pärnakas peaks just teid valima ja miks see on oluline. Kas te olete valmis? No oleme valmis. Tähelepanu, valmis olla ja läks. Suur tänu. Ma muidugi ütlen ette ära, et minu jaoks liftikõne oli päris uus termin, pole ennem kokku puutunud ja kuna ma ennem... Ongi valimiskool. Just, ja kuna mind ennem katkestati, siis mul ei ütlemata, et ma oma igapäevaelus olen ettevõtja, ei ole kunagi muus poliitilises rollis olnud kui volikogu liige, aga volikogu liige siiski olnud juba mitu koosseisu. Nii, aga nüüd Isamaa. Et Isamaa, nagu ma juba eelnevalt mainisin, on üks Eesti vanimaid poliitilisi jõude, kui mitte kõige vanem. Ja tegelikult seda ka Pärnus. Pärnus on 90ndate keskpaigal Isamaa kogu aeg osalenud aktiivselt kohaliku elu kujundamises ja poliitikas, erinevates rollides, seda siis nii koalitsioonis ja linnaänu sisulise juhtijana, kui ka opositsioonis ehk volikogu selles jõus, kes kogu aeg peab leidma üles need puudused ja tegema ettepanekuid, mis võiks paremini olla. Riik ei saa olla lahus kohalikust omavalitsusest ja kuigi meil on kohaliku omavalitsuse valimised, siis see, mis riigis toimub, ei lähe KOV-i valimistest mööda. Ja nii nagu te tabavalt märkisite, et hoiab valija silma peale, et kuidas läheb reformil või kuidas läheb Isamaal, siis see taustsüsteem tõesti on see, et riik on oma tegemistega veidikene ummikusse jooksnud nii maksupoliitikaga kui rahvaga arvestamisega, mistõttu on meie arust selge, et Eesti vajab muutust ja see on ka deviis, mille all meie lähme üle-eestiliselt kohalikele valimistele, sest kõik muutused algavad koha pealt. Pärnus on ka selles mõttes aeg muutusteks igati küps, et linna on juhtinud üks poliitiline valimisliit, mis on 15 aastat olnud võimul ja selle muutuse ellukutsumiseks oleks ka Pärnu koalitsiooni juhtnõud vajab vahetust. Jaa, väga hästi. 2 minutit enesekiitus sai nüüd läbi. Lähme sisuliste küsimuste juurde. Siim, sa said kuulda
inglise keeles on termin pitchi, enda siis, kuidas sulle tundus valijana? Millise emotsiooni ja mis sõnumid sa siit kätte said? Jaa, ma sain selle muutuse sõnumi kätte ja eks ju, ma pean tunnistama, eks ma olen ju seda postreid näinud linna peal ja osadel kandidaatidel on terve autotäis liimitud seda Eesti vajab muutust ja ma saan aru, mida te ütlete, aga mul ikkagi nagu peas on nagu ebakõla, et ei ole ju nii, et üks poliitiline jõud on Pärnu linna valitsenud, et teie olete 4 aastat ka Pärnu linna valitsenud, et kas siis Pärnus meil on ka vaja 3 aastat või 2 aastat, aga olete pikalt Pärnu linna valitsenud, et kas Pärnu siis vajab teist ka muutust, et just kui mulle tekib nagu see ebakõla sisse. Jaa, no ma ei tea, kas tahad enne kommenteerida, aga mina võin nagu julgelt öelda, et ma räägin muutust suuremas pildis, mitte nüüd niivõrd konkreetses koalitsioonis, aga nagu ma ka ütlesin, siis tegelikult erinevaid koalitsioone, mis on 15 aastat Pärnus võimul olnud, on juhtinud üks poliitiline jõud ja kui te nii-öelda poliitilisest loogikast aru saate, siis me valime 39 linnavolikogu liiget, kellest selleks, et nii-öelda võimu teostada või teha otsuseid, mis on ühele seltskonnale kokkuleppeliselt sobiv, on vaja vähemalt 20 ühtemoodi mõtlevat inimest volikogus ja kokku nad moodustavad siis koalitsiooni ja tihti see, kes on valimised võitnud või selle koalitsiooni kokkukutsuja on tegelikult ka selle üldise meelsuse ja sellise sisu sellele koalitsioonile annab. Seetõttu alati on koalitsioon oma nii-öelda juhtpartneri nägu. See on see, mida ma öelda tahtsin, milles osas on muutusi ja ma muidugi väga loodan, et see muutus on tulemas ja meil muutub ka linnapea. No enne, mis seal koalitsioonis siis praegu sul halvasti on, et sa ju iga päev seal nendega toimetad ja pead seal, et mis sulle meeldi siis, mis muutust vaja on? Ma pean ütlema seda, et sellises koalitsioonis nagu Pärnu linna valitsus ma töötan esimest korda ja minu kui nii-öelda algaja siis sellise poliitiku koha pealt mul on see ääretult suur õpiaeg olnud. Et kuidas siis nii-öelda suures poliitikas need asjad käivad ja millest ma isiklikult kõige rohkem puudust tunnen, on see, et meil ei ole sellist pikka visiooni. Et kuhu me tahame jõuda 10, 15 või 20 või kas või 30 aasta pärast. See erakond suri ära, kelle see pikk visioon oli. Et jah, ma küll ei pidanud neid silmas. Küll aga tõesti, et jääb selline mulje, et justkui valimistsüklini on see plaan. Kuid me peaksime vaatama ikkagi asju edasi, sest et praegu võiks ikkagi jätkuvalt öelda seda, et me selle Brakmani pärandi peal laseme ikka edasi küll, jah. Aga ma võib-olla valijana küsingi, et kas siis 4 aastat tagasi teil oli olemas pikk visioon, Isamaal oli olemas pikk visioon ja kelle taha siis selle rakendamine on nagu jäänud või mis siis on, kas selle visiooniga, mis 4 aastat tagasi oli, saab ka praegu edasi minna või olete juba uue kujundanud järgmiseks 4 või järgmiseks 40? Saab minna loomulikult sellega edasi ja ega siis kohaliku omavalitsuse areng ja linna juhtimine on orgaaniline protsess, et seal sellised suured muutused, et nüüd tõmbame puhta lehe ette ja hakkame nullist kirjutama, tegelikult ei ole nagu sisuliselt võimalik. Visioon ja areng kajastub vastavates dokumentides ja selleks nagu läbimõeldud etappides, selleks on üldplaneering, selleks on arengukavad, selleks on nägemused ja ma julgen öelda küll, et need on olnud praegu natukene selle sisulised, et dokumendi pärast. Me võtsime eelmises volikogus ehk nädal tagasi pikalt tehtud Pärnu linna üldplaneeringu siis nii-öelda vastuvõtmiseks valmiskujul menetlusse. Seal on väga paljud asjad uuendatud ja kirjutatud siis üle suure omavalitsuse ühtsetele alustele, aga millest on minu arvates ka puudu on visioon ja eelkõige läbi selle, et kõik need kohad, kus linn peaks pakkuma välja idee, et selles kohas, kus praegu ei toimu nagu midagi, võiks tulevikus hakata toimuma, nii ja nii.
aga need on nimetatud arengualadeks ja jäetud siis nii, et vaatame, mis elu toob ja äkki mõni pakub vahva idee ja just see on see, millest ka Ene rääkis ja millest me mõtleme, et peaks olema oluliselt selgem pilt nii linnakodanikule kui ka kõrvaltvaatajale inimesele, kes saab aru, kuhu poole Pärnu on teel ja meie arust, arvestades neid taristuid ja muutuseid, mis Pärnul on läbi sellise loodusliku võimaluse ja hetke arengusituatsiooni, on ikkagi see, et Pärnust peaks saama Eesti teine keskus, kuhu tahetakse tulla, kus elatakse, kus on head ühendused ja kus on ülikool ja haridus. Ma lihtsalt valimiskooli vaataja vaatab, kui mu arvestus paika peab, umbes 7. episoodi sellel hetkel. Ja no ei ole siin olnud ühtegi erakonda või valimisliitu, kes ei räägiks, et Pärnu vajab muutust. Kuidas see teie muutus või mille poolest see teie muutus erineb, ma ei tea, sellest Erki muutusest, EKRE muutusest, plaan B muutusest? No, ma olen seda nagu muutuse, nagu, minu arust see Reformierakond siin enne teid istus selle diivani soojaks, tegi sama juttu, et kuidas vajab muutust. Mis nagu, et te nagu õpite üksteise pealt, see Brakmani jutt on ka mulle juba tuttav. See kuurort, ühesõnaga te räägite kõik seda ühte sama juttu ning proovime nüüd rääkida nagu midagi uut. Et proovime rääkida selle, mis on Isamaa nagu agenda, nagu selles mõttes, mis teeb teie muutuse teistest paremaks? Mille poolest mida te suudate pakkuda või mis on see teie nagu, miks teie muutus on nii-öelda, sest kõik räägin, ausalt, kõik on rääkinud muutusest. Ei, ma täitsa usun ja mina ei ole küll kõige 7 episoodi kuulanud. Ilmoodi järk-järgult hoia ennast. Aga ma täiesti usun, et ega siin nüüd nii-öelda igas episoodis ei leiutata uusi asju. Aga kui kutsuksime Romek Konsenkraalise siia, siis suure tõenäoliselt ma räägiks ka, et Pärnu vajab muutust. Aga nagu, see on ju jutuks hea küll, aga räägime sisust. Aga sisulised asjad on kõik nagu suurte asjade taga, et seetõttu ma arvan... Milliste suurte asjade taga? No näiteks, me näeme, et kogu see juhtimismudel, mis praegu on toiminud, suhteliselt suur linnavalitsus, enamus linnavalitsuse liikmed tegelikult volikokku valitud poliitikud, kes siis suundudes linnavalitsusse hakkavad erinevaid osakondi juhtima ja sisuliselt osalevad igapäevaselt nende juhtimisasjade töös. Maailmas, nii Põhjamaades kui Ameerikas, tegelikult demokraatliku juhtimismudeli juures on oluliselt vähem nii-öelda tegevjuhtimises poliitikat, ehk see volikogu tasand, kes siis nii-öelda otsuseid vastu võtab, annab igapäeva juhtimises vaid poliitilisi suuniseid. Näiteks, et koalitsioonilepingus on kokku lepitud mingisugused väärtuspõhised või põhimõttelised asjad ja see koalitsioonilepingu jälgimine on see, mida siis linna tegevjuhtimises tegelikult jälgitakse. Valijal siin tekkis küsimus. Valijal tekkis küsimus, et kas ma saan õigesti aru ja mulle valijana see väga meeldiks, et kui teie osutute valituks ja suure enamusega teie olete see juhtiv jõud uues koalitsioonis, või ka üksi, miks mitte, siis meil tuleb apoliitilisem linnavalitsus, kus ei ole poliitikuid, vaid tehnokraadid ja volikogu saadab ainult suuniseid. No kõigepealt ma muidugi loodan, aga ei ole kindel või ei saa uskuda, et ainuvalitsus tuleb. Aga me näeme küll, et praegune linnavalitsus on oma sisult liiga suur, seal on Oota, kui me oleme sellised nagu, suure lause välja on, et kus siis maha lõikame? Kus see Isamaa näeb nagu reaalset lõikamiskohta? Mis osakonna võiks kinni panna? Mis valdkonna abi linnapea võiks ilusasti välja suunata? Linnapea ju konkurssiga, eks? Avalik konkurssi tippjuht, linna tippjuht võime. Absoluutselt. On lubadus, jah? Ei, Väga hea. Et mina seda ideed isiklikult luban, seda ta meilt otseselt programmist välja loe, aga tegelikult mina ei nimetaks seda tehnokraatide valitsuseks, vaid eelkõige professionaalide valitsuseks, kes igaüks juhib oma ala, millest ta tegelikult on professionaal, aga sellele küsimusele, millele ma ei jõudnud vastata, minu arust näiteks konkreetselt ei pea ühel linnal olema rahanduse abilinnapead. Tegelikult iga tegevjuht juhib rahandust ise, selleks on olemas pearaamatupidaja või linnavalitsuses finantsteenistus täiesti olemas ja et meil on siin eksisteerinud rohkem kui 10 aastat rahanduse abilinnapea koht, kelle funktsioon on siis kogu aeg nagu kontrollida kõike rahaliselt või peakassiir, minu arust poliitilises struktuuris on täiesti mitte vajalik. No Ene, kuidas sina pead peakassiiriga igapäevaselt ikkagi tööd tegema koos, et sulle endale tundub ka, et ei tee midagi, istub jalg üle põlve ja kõlgutab jalga vaevalt ju. Et tööd ju jagub kõigile, kes nagu praktiseerivad seal majas või kuidas?
No pealtnäha kindlasti jagub tööd kõigile, et selles suhtes võiks öelda, et praeguses linnavalitsuses on meil need asjad suhteliselt normaalselt kokku lepitud, et me ei sekku teineteise töösse. Meil igal ühel on oma vastutusvaldkond ja loomulikult eks diskussioonid selle kõige tähtsama ehk raha kasutamise üle on meil aeg-ajalt ka väga tugevad ja väga tuliselt ja me peamegi ikkagi tõestama ja tõendama seda, et miks üks või teine kuluartikkel on oluline. Ja siinkohal ongi siis ääretult oluline see, et millised on siis need kokkulepped ja millest lähtuvalt me neid kokkuleppeid siis ikkagi sõlmime. Sest et selle linna eelarve lõppude lõpuks ju kinnitab ju volikogu ja ka siis sellele valijate esindajatele peab ka see raha kulutamine olema ju arusaadav. Nii et ma siinkohal ei peatuks pigem sellele, et kas ja kui palju me siis rahanduse abilinnapeaga siis isiklikult sel teemal oleme nüüd siis diskuteerinud, kuid jah, alati pead sa suutma ära põhjendada, et miks seda raha vaja läheb. Aga kust me siis kokku tõmbame? Et mis osa me linnavalitsusest, sa näed seda tööd seespoolt, väga hea, kust me kokku tõmbame, ma saan aru, et see on ju teie suur plaan, et teha asju paremini ja sina näed seda tööd seespoolt, et mis me siis maha lõikame sellest linnavalitsusest ja haldusstruktuurist ja valitsemisstruktuurist? Iseenesest ega siis ma ütleks seda, et alati pea kohe hakkama niimoodi lõikama ja kokku tõmbama, pigem tuleks asjad alati üle vaadata ja kaugemas perspektiivis on alati ääretult oluline see, et miks me seda teeme ja teada on ka see, et kui on nüüd aastaid toiminud mingisugune organisatsioon või struktuur ja see vajab muutust, siis seda peab vaatama üle ka kogu tervikuna, mitte lihtsalt nii, et me võtame nüüd siin näiteks ühel taburetil jala alt ära, et mis siis saab, kukume ju ümber, et tegelikkuses kui vaja seda asja remontida või üle vaadata, siis tuleb võtta piltlikult öeldes kõik pulkadeks lahti, vaadata, kus kohas meil siis antud hetkel oleks vaja juurde ja kust me saaksime siis see, mis meil hetkel vaja on, siis ka selle katteallika. Et me ei saa ju märkimata jätta kas või seda hetkel, et elanikkond üle Eesti ju vananeb. See tähendab seda, et näiteks sotsiaalvaldkonnale on raha juurde vaja ja kust kohast me seda siis leiame, aga see on ju taaskord jälle poliitiliste kokkulepete küsimus. Järgnevatel minutitel kindlasti puudutada. Aga korra küsin, et vaatasin teie nimekirja. Teil on väga nagu selles mõttes värvikas nimekirja, et ma vaatasin isegi sotsiaaldemokraadid, kirglikud, endised sotsiaaldemokraadid mahuvad nimekirja, ja te olete nagu noalaev põhimõtteliselt tänaseks päevaks, kuhu kõik igast liigist mahub sisse. Et kes see teie sihtrühm on? Et kui nagu need sotsiaaldemokraadid ka teie ridades nagu nüüd kandideerivad, et kellele see Isamaa nagu siis praegu suunatud on? No, ja keda te näete kaalukeeleks võib-olla siis nagu? No ma kindlasti ei nimetaks nagu Isamaa nimekirja noalaevaks, vaid kõige suuremaks nimekirjaks, kes kohalikul omavalitsuses kandideerib. Meil on 50 inimest ja loomulikult need 50 inimest on väga erinevate erialade ja eluvankad inimesed. Maailmavaadetega, selles mõttes nagu me Eesti poliitikas oleme näinud, neid muutusi on ikkagi oluliselt kardinaalsemaid olnud kui see, et kunagi näiteks sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerinu nüüd otsustab Isamaa nimekirjas kandideerida, aga tuleb tunnistada jah, et ega Isamaa ei ole sellise reitingu pealt väga pikka aega kandideerima läinud ja soov nii-öelda populaarse pruudiga liituda on olnud nagu enneolematult suur, et mis on ka natukene võib-olla uudne situatsioon. Kas teil on ka nagu castingud või ole, kuidas see... Nüüd, aga kui vastata sellele küsimusele, ma saan aru, et ma võib-olla vastasin väga intrigeerivalt, aga küsimus oli see, et kas me Isamaa nimekirjaga, kes on meie valija. Et minu arust selle nimekirja suuruses on see vastus nagu olemas, et 50 erinevat inimest, kes on erineva vanusega, erinevate tegevusvaldkondadega, lähevad kõnetama kogu spektrit, kes on valija siis nii-öelda kõige nooremast kuni kõige vanema valijani ja seetõttu me ei saa kindlasti näpuga näidata, et meie lähme seda sihtgruppi või Isamaa on poliitiline erakond, kes tahab ja on eluaeg kõnetanud kogu Eestit ja selle Isamaa sellist või erakonna visiooni minu arust kõige paremini kirjeldab meie nimi. Et meil on tähtis meie kodumaa, meie Isamaa ja kõik väärtused, mis seda säilitavad või hoiavad, aga me kindlasti peame oma valijaks kõiki. Vahva. Kuidas te oma valimisprogrammi kokku panite? Valimisprogrammi mitte ainult seekord, vaid üleüldiselt Isamaas panime kokku
me oleme praegu jõudnud septembrikuusse, ma arvan, meie esimene valimisprogrammi alane nii-öelda kogunemine või üleskutse toimus aasta alguses jaanuaris. Me moodustasime sellised teemavaldkonnad, kus meie erinevad erakonna inimesed siis koondusid, mis alal nad töötavad ja kus nad oskavad kaasa rääkida. Kaasasime ka erakonna väliseid arvamusi, spetsialiste. Niimoodi Ühiskonnateaduste instituudist või kus kohast? Ühiskonnateaduste instituudist meil küll konkreetselt ei olnud kaasatud, aga küll Ühiskonna-uuringute, vabandust, mitte teadus. Uuringute instituudist ka ei olnud, aga küll inimesi, kes, kui noored inimesed löövad kaasa noortetöös või sotsiaalvaldkonna inimesed sotsiaalvaldkonnas või majandusinimesed ja ettevõtjad majandusvaldkonnas, siis need olid need koondused, mis meil nagu toimusid. Sealt tulid sisendid, sealt tulid esimesed ettepanekud, töökoosolekud, lõpuks kirjutati see üheks ja paraku väga pikaks dokumendiks kokku, siis toimus selline mugandamine ja kärpimine ja lõpuks siis augusti alguses erakonna üldkogul me selle programmi kinnitasime, nii et ma julgen öelda, et see on väga paljude inimeste mõtete kogum, mida me ühiselt esitleme, mida me lähme siis Pärnu hüvanguks tegema ja kuna ta on paljude inimeste mõtete kogum, siis ega sealt ei saa ja ei tulegi noppida see, et näed, teil on see öeldud ja kõik 50 kummardage ja öelge nüüd, et te peate nii tegema. Me lähme kirjeldama visiooni ja me lähme kirjeldama seda, missugune meie nägemuses võiks kodulinn tulevikus olla. Valija siin kortsutab kulmu. Jaa, üldse ei kortsuta kulmu. Ma olen proovinud olla informeeritud valija, ma olen teie programmi lugenud ja lugesin ka 4 aastat tagasi. Ja kui ma sellel korral lugesin, siis natuke nagu tabas mind pettumus, see oli nagu igavavõitu. Et 4 aastat tagasi teil oli jõetramm, teil oli Kondel, Ripp-raudtee olid lubatud. Ja neid vajalikud asjad Pärnus, need veel siiamaani pole tulnud, aga et seekord oli nagu selline igavavõitu. Mis ma arvan, et suures plaanis oli hea, sest ma ei ole päris kindel, kas Kondel Ripp-raudtee on nagu see Pärnu tee, kuhu minna, aga asi, mida ma ei leidnud põhimõtteliselt uut silda, et kui 4 aastat tagasi kõik rääkisid sillast, silda me pidime ehitama, see oli meie sajandi projekt, aga nüüd 75 aastat on veel minna, et mis see uus projekt on, mille poole Pärnu hakkab liikuma? Jaa, et selles mõttes õige, et uut silda ei ole, sest uus sild on tehtud ja lihtsalt repliigi... Uusim sild või need... Suur sild äkki? Jaa, ei, selle sõnamänguga on meil siin väga huvitavaid asju, kuna meie kesklinna sild on ju suur sild ja Vana-Pärnut ületav sild on Siimu sild, siis seda sõnamängu on ka meie erakonna sees väga palju tehtud, mis selle uue silla nimi võiks olla. Aga see selleks, et tõesti see nii-öelda võiks sajandi projekt on praeguseks ilusti tehtud, on lahti. Neid poliitilisi või ütleme neid poliitikuid, kes käivad selle silla taustal endale vastu rinda tagumas, minu arust on juba... Üks meest tõigi ju raha ära, ta ütles ka... Jah, ma seda tahtsin ka öelda, et minu arust on see läinud ikka päris piinlikuks, see, mis praegu enne valimisi toimub, erinevate värviliste vestidega inimesed käivad ja taavad erinevate teejuppide otsas endale vastu rinda, et saage ikkagi aru, et ükski inimene nendest ei ole seda teinud. Kes see tegi siis? Seda teevad koalitsioonid, seda teevad poliitiliste jõudude ühendused. Mina olen 92. aastast Pärnus ja ma arvan, et nendes laudades, mis räägib nagu Pärnu uue silla vajadusest, ma olen kindlasti 95. aastast käinud. Ehk see on väga kaua tehtud kaunikene ja alati oludele reageeriva siis nagu tulemusega, et seetõttu kindlasti ei vasta see tõele, et keegi konkreetselt on teinud, vaid seda on teinud ikkagi eelkõige volikogu, linnavalitsus, poliitiline koalitsioon, kes on selle otsuse teinud ja konsensuses planeeringus selle silla asukoha nagu ära määranud. Nii. Ma ei kuulnud, mis see uus sild on? Et mis see uus projekt on? Aga uus sild selles tähenduses arusaadav, et me oleme üle 30 aasta olnud nii-öelda ehitusstaadiumis ja järjest raskem võib olla nimetada selliseid uusi suuri asju, nagu riigi jaoks oli kunagi NATO ja Euroopa Liit, et selline suurte ideede identiteedikriis on selgelt olemas. Ma nimetaksin küll, et sildadest ei saa päris mööda vaadata, see vana sild, mis kunagi Eesti Vabariigi poolt valdavalt Pärnule kingiti, oli projekteeritud lahti käivaks ja väga ilusaks, see tuleks uuesti korda teha. Uuesti lahti käima panna? Kas ta nüüd lahti käima panna, me ei ole võtnud selget seisukohta, sest me ei tea, palju see asi maksaks. See, et ta võiks lahti käia... EKRE teadis, et see maksab väga palju. Ja.
et see on nii-öelda linnaline ja sihtkoha atraktsioon, kui see asi lahti käib, sellel on ka füüsiline vajadus, kui me näeme, missuguse hulgal uusi ujuvsõidukeid on Pärna nii-öelda viimase, ma ei tea, 10 aasta jooksul linnapilti tekkinud või jõeäärtesse tekkinud, siis see, et need jõeääred on juba kitsaks jäänud ja vähe kõrgem veesõiduk peaks tegelikult ka sillalt läbi saama, et seda nii-öelda piirkonda laiendada, on ka reaalne vajadus, aga loomulikult see taandub sellele, et palju see maksab ja mis on alternatiivid ja mis selle raha eest võib-olla ka midagi muud saaks teha. Aga ma nimetan siin, ma ei tea, jäähalli, mis kindlasti ei pea olema kohaliku omavalitsuse poolt üksi suurte laenudega rahastatav, aga võib-olla hea näide võimalikust siis erasektoriga koos tehtavast projektist, ja kus siis need halduskulud ja kogu selle igapäevane tööshoidmine oleks ka majanduslikult põhjendatud. Aga neid asju on tegelikult nii meie nimekirjas kui programmis veel ja võib-olla võtmesõnana ma siin nimetaksin, kui te olete programmi lugenud, just meie rõhuasetust kogukondlikule linna juhtimismudelile, et linnaosad ja kogu see kogukonna vaim, mis tegelikult Eesti ühiskonnas on väga tugevalt tekkinud ja mille integreerimine siis juhtimismudeliga ei ole võib-olla nii edukas veel olnud, et meie näeme, et seda Pärnu näitel annaks väga kihvtilt teha. Nii, kuulge, aga väga hästi. Räägime korra sellest, et mis on need 3 päris asja, mida siis Pärnakas vajab? Mis on need nagu kriitilise tähtsusega võtmeasjad, mille peaks siis ära uues koosseisus volikogu lahendama? Teie säraval juhtimisel loomulikult. Need on need väga niisugused intrigeerivad, huvitavad küsimused, mida alati küsijala on nagu vahvam välja mõelda, kui vastajana vastata. Ei no, aga teie olete ometigi võtnud selle teekonna kandideerimise ette ja seega te peate kõikide küsimuste valmis vastama. Mina põrsast kotis ei taha valida. Kuna see oli sissejuhatus, siis loomulikult ma sain aru, et eelmine küsimus oli, mis on sild ja nüüd on järgmised, mis on suured 3 asja. Siis mina vastaksin niimoodi, et 3 suurt asja, mida Pärnakas vajab, on punkt 1 korras linnaruum. Ta tahab elada keskkonnas, mis on korras, praegu on hoitud. Erinevaid variante on, ta läheb järjest paremini korda, aga kindlasti see on asi, mida linna puhul hinnatakse nii Pärnaka kui ka külalise poolt. Okay. Kas see lind on korras ja ilus. Saime ühe maha. Teine asi on väärikas ja tark linnajuhtimine. See tähendab, et meil on olnud olukordi, kus ka oma linnajuhtimist või linnajuhti või linnapead on pidanud häbenema või on pidanud tundma. Millal see siis oli? No oli suhteliselt ammu juba, aga siiski on olnud selliseid hetki ka linnajuhtimises. Et ma arvan, et tahetakse, et linna juhtkond ja ka linnapea oleks... Aga see oli nii ammu, et mis siin ikka siis nagu enam... Ei, ma lihtsalt, kuna te küsite, siis mida kas praegust linnapead siis ka peaks, ei ole ju pidanud häbenema või ei, ma arvan, et ei ole pidanud häbenema. Aga siis, aga mis seal läbiväärsed siis, mis see probleem nagu on, mida te lahendate, et kunagi oli, ma saan aru, et ilmselt viitame siin härra Viisitammele, kes oli väga ammu, kellega ma saan aru, et Pärnakatel oli nagu kuidagi okas, aga mis probleem, meil ei ole sellist probleemi üldse enam? Ei, mis ma saan aru, et küsimus oli, et mis on 3 asja, mis peaks Pärnus korras olema ja ma arvan, et see on kindlasti nii-öelda valija poolt vaadates väga tähtis, et linna juhtimine oleks aus, korras, läbipaistev ja aga kas ta praegu on? Ka esinduslik. Lihtsalt, üritan ka aru saada. Ma arvan, et on puudujääke. Aga milles on puudujääke? Lühidalt. Me oleme siin kirjeldanud, et meie näeks linna juhtimismudelit ja kogu struktuuri vähe teistsugusena. Näiteks ka nii-öelda professionaalide kaasamine linnaametnike hulka, et linnaametnikud peaks olema selgelt paremini tasustatud, selgelt paremini motiveeritud nii kogu sellesse linna siis suurde eesmärki ja selle visiooni täideviimisesse. Ene, miks te olete siis nii alamotiveeritud seal? Hea küsimus. Võib-olla, et ka selleks on natukene ühiskondlik surve, et mulle iseenesest ei meeldi see, et meil Pärnus ja võib-olla ka ühiskonnas tegelikult ametnikke liialt palju siunatakse. Et ametnik oma olemuselt on ju rahvateener ja kui me soovime, et annaks ja panustaks endast ikkagi väga professionaalselt ja nii-öelda sajaga, siis me peame ka suutma talle maksta korralikku töötasu.
Meil Pärnus on viimasel ajal selline tendents, et meile tulevad tööle väga võrratud inimesed. Me koolitame nad välja ja siis põhimõtteliselt ühest hetkest, kui ta on saanud oma professionaalsuse tipphetke kätte, siis ostetakse ta üle. Ja see ei ole mitte ainult linnavalitsuse tasandil, vaid ka see on meie hallatavate asutuste tasandil, et kas me võtan siis meie ühe tütarettevõtte nagu Pärnu õppenõustamiskeskus, kus meil on psühholoogid, eripedagoogid, räägite nagu Reformierakondlased tütarettevõtte. Et ega lepime kokku, et linnavalitsus ei ole ettevõte, kellel on tütarettevõte. Ma saan aru, et meil on tütred ja meil on pojad. Ei, no see ikka nii ei käi. Et linnavalitsus ei ole ikkagi ettevõte ja tal ei ole tütarettevõte. Et see on kas allasutused või hallatavad asutused või näike terminoloogias. Ma saan aru, et Reformierakond lihtsalt olete kaua ühes ruumis olnud, siis see jääb külge. Absoluutselt. Et aitäh selle tähelepaneku eest, et jah, et meil on hallatavad asutused, kus õppenõustamiskeskuses ma jäin praegu pooleli, et on siis eripedagoogid, psühholoogid, logopeedid ja kui meie praegune palgapoliitika ei võimalda nendele siis konkurentsivõimelist töötasu maksta, siis nad lähevad eraettevõtlusesse. Ja teistpidi me oleme sunnitud sealt eraettevõtlusest tegelikult teenust ostma, sellepärast, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt me peame osutama oma elanikele, on need siis lapsed, noored või eakad, peame teenused osutama. Et siinkohal tõesti on oluline see, et me ka neid inimesi, kes teiste jaoks ja meie linna jaoks töötavad, peavad saama konkurentsivõimelist töötasu. Sellega ma olen nõus, ma arvan, et sellega on palju tõus. Peeter, kolmas asi jäi meil praegu mainimata, et lõpetame sinu kolmanda ära, me saime vähemalt teada, mis see alamotiveerimise põhjus on palk. Et kuna küsiti kolme peamist asja, siis ma nimetaks kolmanda asjana siis hoolivat sotsiaalsüsteemi ja väärtustatud ja toetatud haridust. Ehk kui ma need Need on kaks erinevat asja ikkagi. No, nüüd ei sala, valime ikka ühe sealt välja. Ei ikka saanud kolm nimetada just. Et kumb on tähtsam, et me jõudsime nagu nii raske valiku, et kumb on tähtsam, kas noored ja haridus või hoolivus ja heakad. Et ma tõesti ei oska. Et ütleme siis nii, et meil on 4 tähtsat asja. Kui ma need asjad kokku võtan, siis ehk inimese terve elukaar, millest saadakse aru, et see linn, kus nad elavad, on usaldusväärne partner ja tõesti nagu kas pärnakas täna seda ei tunne? Oma linnakodanikule. No ma julgen arvata, et kõik ei tunne, jah. Kes ei tunne? Et on erinevaid ettevõtteid, kes tõenäoliselt ei tunne alati, et linn on partner. Mis valdkonnas või nagu, muidu on tühjad sõnad, meil ühed teie kolleegid olid, kes ütlesid, et Pärnus tuleb korruptsioon välja uurida. Küsisin, et kus on korruptsioon? Siis on raske oli põhjendada, et aga ärme neid tühju poliitikute sõnu räägi, et kus siis on probleem? Mis sektoris nagu on, et tunnevad ettevõtjad, et nad ei ole väärtustatud? Ettevõtlussektoris, ma nimetaksin kogu nagu planeeringute menetlemise aeg, süsteem ja nii-öelda bürokraatia kokkuvõttes võiks olla oluliselt sellele eesmärgi saavutamisele paremini pühendatud. Paraku, ma saan väga hästi aru ju, et riigi seadus annab ette mingid menetlustähtajad ja vastamistähtajad, et kui sa kirjutad avalduse või kui sellest küsitakse midagi, siis sa tead, et selle vastamiseks linnavalitsusel on aega kuu ja see kuu reeglina tuleb täis, kuigi võib-olla vastus on ei või jaa. Et need on need kohad, kus on, võtame näiteks toitlustuse, erinevad reklaamivõimalused linna tänavatel, mingisugused terrasside paigaldused. Alkoholimüük. Kas või alkoholimüük. Nii, aga mis on Isamaa seisukoht? Kas me siin oleme ühes lokaalis, kes üritab ka ju siin ikkagi raha teenida, muuseas ka tervist kahjustava toodangu müügiga ja see on oluline tuluallikas, et kas alkoholimüük võiks olla pikem? Pikem siis... Öösiti. Et see lõpeb ikkagi teatud kellaajal ära ja pole saladus, et on olemas ka kohti, kus siis tuleb menetleda vihikuga pärast seda, sest et ametliku kaardi maksid see teha, eks siis tegelikult inimesed ei lähe laiali. Et see on nagu linna poolt nagu tore mõte, aga loob teistpidi mingit imelikku parimajandust. Suures pildis, see on mu isiklik arvamus praegu, aga mina isiklikult olen arvamusel, et see praegune olukord või praegu situatsioon on suhteliselt optimaalne nende kahe siis olulise kaalutlus osapoole vahel, et nii-öelda ümbruskond, elanikud, kes seal on, pluss siis need, kes tahavad kauem olla, võib-olla ka lärmakamalt ja pidu panna. Ja kindlasti ma pooldan seda, et Pärnu linn
suhtub suveperioodi kui erilisse perioodi ja olukorras, kus meil on külalised või meil on loetud nädalavahetused, kus tõesti toimub linnaruumis palju ja meile tuleb palju külalisi, et see oleks natukene ka eraldi reguleeritud või eraldi võimalustega. Aga ma arvan, et see praegu ka suures pildis nii on. Nii, aga Siim tahab küsida midagi. Jaa, ma valijana, ma tahaks korra tulla tagasi selle hariduse ja sotsiaalpoliitika juurde, et ma kuulsin eesmärke, aga ma ei kuulnud lahendusi. Et mis on siis need konkreetsed asjad, mis hariduses hakkavad juhtuma 4 aasta jooksul, mis hakkavad juhtuma sotsiaalpoliitikas, mida te teete, kuidas te teete, kus selle jaoks raha tuleb? Hariduse poole pealt on juba praegu hetkel meile ääretult oluline olnud see, et hariduses peab olema valikuvõimalusi. Ja esimese sellise pisikse siis algatusena oleme me tänavu aasta siis ühele poole saanud, ehk loodan, et sellest tuleb suur algus, et me oleme valikuvõimalustena toonud ka pedagoogikatena sisse veel siis Maria Montessori pedagoogika. Et ehk siis esimene lasteaiarühm on tehtud ja selles koha pealt on nüüd küll, et see Montessori kogukond Pärnus on niivõrd head läbirääkijad, niivõrd head kaasteelised olnud, et siis see rühm on siis koos töös valminud, et siin ma tooks mängu taas kohe ka need kogukonnad. Et kogukond ei ole lihtsalt mingisugune piiritletud ala, vaid on ka siis kogukond, ka siis teatud grupp ühiseid eesmärke ühendavad siis inimesed. Läheks siis edasi. Ma tahaks täpsustada, et see Montessori, see on juba tehtud. See on algus, sest et me liigume Montessori kooli suunas ja ühe rühmaga me ei kata ära praegusel hetkel siis ka Pärnu linna elanike vajadusi. See on esimene asi. Teine asi on siis hariduse suuna pealt, et see huviharidus, mis meil on ääretult hästi välja arenenud, kuid kas ta ikkagi on siis kättesaadav kõikidele. Et ehk siis igale lapsele üks huviharidus tasuta. Ma mainin juurde seda, et juba praegu meil on väga suured võimalused ka tasuta huviharidust saada. Need on siis meie üldhariduskoolide huviringid, meie kogukonnakeskustes ja rahvamajades toimivad huviringid, kus siis raha ei küsita, kuid meil on veel väga suur võrk siis erinevaid huvikoole. Ärme nii detail, ma küsin selle kohta, et mis on nagu päriselt toimumas nende koolikohtadega, sest et see on üks teema, mis nagu, teie kolleegid on siin kõik käinud, on ja lubanud, et need koolikohtade see jama tuleb ära lõpetada, aga kuna sa juba siin oled, et siis, et kas siis koolikohtsid, teeme selgeks, kas koolikohtsid on puudu, üle ei ole, on piisavalt, mis värk sellega on, sest et siin valijale on ajanud tuhka pähe igasugust, igasugust juttu. Nii, räägime hästi lihidalt kuidagi korra selle pakime. Milliseid koolikohti peetakse silmas? Esimesi klasse, gümnaasiumikohtad, et neid on puudu, on ühesõnaga see jutt, mis meil siin kõik räägivad. Jah, selles osas, et gümnaasiumikohti hetkel võiks öelda, et on puudu. Kuid meil on neid piisavalt ka väljapool nii-öelda Pärnu keskuslinna. Et ehk siis meie selle diskussiooni ja buumi ajal arutasime seda siis teemat meie siis ühisgümnaasiumi ja Tõstamaa kooliga, et põhimõtteliselt me oleme nõus täiesti eraldi bussi hommikul käima panema, kui me saame Tõstamaale ühe klassitäie gümnaasiumi noori. Reaalselt augustikuu lõpus oli ühisgümnaasiumis ühest hetkest vabu kohti. See tähendab seda, et sellel hetkel, kui toimub see valikute tegemine, siis noored ju valivad ühe ja igaks juhuks teise või ka kolmanda. Kuid paraku elu on meil kõikidel nii kiire, siis nad ei kinnita õigel ajal või ütleme varakult oma kohti ära. Aga ma ütlen ka seda, et siin näen ma ääretult suurt koostööd nii riigigümnaasiumi, eragümnaasiumi kui ka munitsipaalgümnaasiumi poole pealt, kui eelmisel õppeaastal võttis riigigümnaasium vastu circa 200 õpilast, siis tänavu aasta võttis ta vastu juba 250 õpilast. Et ehk siis see, et ka nemad on oma kohtade arvu suurendasime ka meie ja julgelt välja öelda seda, meil on väga hea kutsehariduskeskus, kuid teda ei ole näha. See tähendab seda, et ka seal on võimalik kutsekeskharidust omandada ja nad peavad hakkama rohkem iseendale reklaami tegema. Me saime nüüd mingi maraton vastu, ma saan aru, et koolikohti jagub,
oli see mõte, aga on väikesed probleemid, mitte suured probleemid. Sain ma õigesti aru? Koolikohti jagub meil on reaalselt ka koolikohti või põhikooli lõpetajatele rohkem, mis tagab ära nii maakonna kui Pärnu linna ja kui tahavad ka kõrvalt maakondadest tulla, siis need on olemas. Kuid tõesti tuleb leppida sellega, et konkreetsesse kooli ei pruugi iseenesest võib-olla lapsed sisse saada, sest et jah, ma saan aru, minu vanaisa käis siin koolis, minu isa käis siin koolis ja minu poeg peab ka siia samasse kooli minema, et see järjepidevus ja põlvkondadest, kuid paraku on nii, et me oleme valmis viima lapsed ka natuke kaugemale, ehk siis 25 Lähme nüüd natuke teise suunda. Kui võib ma 2 sõna lisaks. Veel kooli lihtsalt nii, et loomulikult Pärnu linnavalitsus jälgib väga täpselt demograafiat ja teab, millal ja kui palju lapsed sünnivad või paraku ei sünni. Ja seetõttu, millal nad saavad nagu 7-aastaseks ja 1. klassi vanusesse ja millal nad saavad gümnaasiumi vanusesse. Ja need aastate lõikes kõiguvad päris oluliselt, ehk me praegu oleme täpselt selles seisus, kus see sündivuse tipphetk jõuab nagu gümnaasiumikka ja see paraku väljendub ka siis selles puudujäägis see demograafiani jälgimise all ja teistpidi loomulikult, mis on iseenesest hea, et Pärnu on saanud kohaks, kuhu tahetakse gümnaasiumisse tulla ka mujalt Eestist, mis natukene tekitab seda nõudlust, mida on oluliselt raskem prognoosida kui meie kohalikke sünde. Aga kui sobib, et me oleme, vaatan kella ja oleme jõudnud praegu täpselt nii kaugele. Ja me peaksime hakkama küsima selle, et mida ta Pärnus ei muudaks ka ära. Just, et mina kasutaks seda olukorda, nagu siin varasemalt on tehtud ja teeks ühe vahetusmängija vahetuse, kuna me oleme saates, mis eelkõige keskendub noortele, nende tulevikule ja me peame andma sõnumi, mida noored tahaks Pärnust, siis ma kutsuksin meie kandideerija Kristin Raudbergi, kes siis on noor õpetaja, noor inimene ja teab tõenäoliselt kõige paremini, mis Pärnus noorte poole pealt toimuma hakkab. Aitäh, Peeter, ja üritame siis Mantiverid. Tere tulemast valimiskooli. Tervist. Aitäh kutsumast. Alustame siis järgmise küsimusega, et mis on 2 asja, mida Pärnu juures ei muudaks? Kas ma võin natukene ennast tutvustada ka? Võib, kuigi Peeter, ma saan aru juba siin. Et tekiks natuke rohkem ettekujutus või kes ma olen. Teeme siis lühidalt. Hästi lühidalt. Et mina olen siis Kristin Raudberg ja olen sündinud hoppiski Põlvas, aga üles kasvanud ja gümnaasiumi lõpetanud Tallinnas, seejärel suundunud Tartusse, omandanud magistrikraadi kehalise kasvatuse ja spordi erialal ja nüüd olen siis ametilt kehalise kasvatuse õpetaja. Ja kandideerin volikokku selleks, et tuua sinna sellist positiivset ellusuhtumist ja nooruslikku energiat. Nii palju minust. Aitäh sellise suurepärase tutvustusest, aga võta kohe juttu järgi üle, et mis on 2 asja, mida Pärnus ei muudaks, et kui sa nüüd ei ole terve elu Pärnuga seotud olnud ja oled näinud seda nüüd, mis tundub, et on Pärnus hästi, mis on Pärnus õigesti tehtud? Hästi selline klassikaline vastus on ju, et see miljöö. Minu jaoks on see lihtsalt, ma pean seda mainima, sest minu jaoks on see suurepärane. Ja kui ma siia kolisin, nüüdseks olen varsti elanud siin 8 aastat, siis ma märkasin ka seda, et kui palju on siin seda looduslikku ilu ja see kodutunne, mis minust tekkis, on lihtsalt võrratu ja ma eeldan, et see ongi selle miljööga kõik seotud. Ma väga vabandan, ma ei näe ühtegi erakonda või valimisnimekirja, kes ütleb, et ta viib ranna ära. Kindlasti. Üks asi, mida Pärnus ei muudaks, ongi, et keegi ei ole öelnud, et teate selle Superluse tänava, selle me kavatseme maha võtta. Et ma arvan, et see miljöö ka jääb, et võib-olla läheb sisulisemaks. Proovime sisulisemaks minna. Ma saan aru, raske on kiita konkurente, aga nüüd on see koht, kus enne on ikkagi natuke pumba juures olnud, et nagu te natuke kiidad ka teda. Et proovime võtta midagi siis ikka mõned konkreetsed punkti. Mis on õigesti tehtud siin varasemalt? Mina iseenesest tegelikkuses ei muudaks seda, et meil on liitumisjärgselt osavallad ja meil on ju ka ajalooliselt välja kujunenud erinevad linnaosad. Et mida ma ei muudaks seda, et meil on osadel kogukondadel on kokkukäimiskohad ja ehk siis külamajad, seltsimajad ja kogukonnakeskused. Et neid mina ei muudaks, sest et need on need, mis loovad sellise ka füüsilise ruumi erinevate mõtete ja siis heade mõtete siis elluviimiseks ja genereerimiseks. Et just see, et me oleme omal ajal leidnud selle võimaluse, et meil siis mittetulundusühingud siis on võtnud enda kanda siis
erinevate linnaosade ja osavaldades, siis kas on see siis kultuuri või ka osaliselt võib-olla ka natuke sotsiaalteenuste kandmise või noorsootööteenuste osutamise, et just see, et kogukondlik lähenemine ja seda ma ei muudaks, pigem seda teeks veel tugevamaks ja kaasaks kogukondi rohkem. No väga üks punkt sai nüüd siis kirja, mis teine oleks? Ma mõtlesin, et Kristin juba läks juba arvesse, aga no, mida valijat ei veenu. Jaa, just, et mida ma ei muudaks, et meil on suhteliselt optimaalselt välja arenenud haridusvõrk. Et meil on olemas nii lasteaiad, üldhariduskoolid, meil on huvikoolid, väga lai spekter, eks ole, on ju. Meil on meie siis kutsekool, meil on meie kõrgkool, et seda ma ei muudaks, pigem nende vahelist sellist sünergiat sooviks rohkem. Selge. Järgmine küsimus, ma saan aru, ongi siin rakendivahetusega seotud, et mida siis noortel Pärnus puudu on või mida nad vajaksid, mis siis täna ei toimi? Just, väga hea küsimus. Minul on tekkinud selle aega, kui ma siin olen õpetaja olnud, juba päris palju noori tuttavaid, noori sõpru, kellega me oleme siis edasi suhelnud ja saame ka päris tihedalt kokku, et arutada seda teemat. Ja mis me viimati leidsime, oli see, et noortel on puudus just nimelt sellisest talvisest tegevusest või talveperioodil organiseeritud tegevusest. Et nad ei toonudki niivõrd välja neid noortekeskusi, vaid pigem üritusi kui selliseid, mis on suunatud just neile noortele. Et mina käisin ka siin templis näiteks Siimi kontserdil 16+ ja minu meelest oli siin ikka väga palju rahvast. Ja see on see, mida nemad ootavad. Nad ootavad seda, et need üritused oleksidki sellises vanusegrupile suunatud, kuhu nemad saavad siis minna tantsima, ennast välja elama, lõbutsema. Aga kas see peaks olema ene vastutusvaldkond, ei ole linnavalitsuses? Haridus. Ja haridus, noorsootöö on küll. Jah, et miks siis on 2 aastat puudu olnud talvel asju, et saate omavahel oled ene käest küsinud, et miks me teinud oleme miks sa ei korralda neid lastediskosid? Miks ei ole neid lastediskosid? Aga selleks ongi meil praegusel hetkel see sama tempel siin, et meie asi on neid rohkem toetada, et neid selliseid sündmusi tuleks ja seal samas on ka see, et mida me praegusel hetkel oleme ellu kutsunud ja on lõpusirgele minemas, on see siis nii-öelda siis noorte kaasav eelarve ehk noorte omaalgatuse programm, kus siis noored saavad tuua oma ideid, mida nad siis teeksid piltlikult kuni 10 000 euroga ja see on meil lõpusirgel, mis tuleb hääletusele ja sealt tuleb väga palju selliseid noortele siis suunatud erinevaid ettepanekuid, mida ma paraku praegu ei saa välja öelda, sest et see ei oleks aus noorte seas. No me ütlesime nüüd ikkagi sellest näites ikkagi kultuurielu juurde ka. Et mis, kui nüüd laiendada sealt noorte juurest natukene laiemasse kultuurielu, et mis Pärnu kultuurielus peaks, et kui Mark Soosaar, ma saan aru, on nüüd punti saanud, et siis kas kunstihoone tuleb ka koht, kus siis uue kunstimuuseum saab endale kodu nüüd või? Jah, me oleme oma valimislubadustesse sisse toonud siis Pärnu kunstihoone. See kunstihoone on lihtsalt nimetus, kuid see hõlmab ikkagi natukene rohkem kui lihtsalt erinevaid näitusepindu ja ateljeesid. Aga kas uue kunstimuuseum saab ka sinna, sest see on ju kõige põletavam küsimus. Ma ütleks selle peale nii, et ma ei välista seda, sest et kõik see iva ju seisneb koostöös ja läbirääkimistes ja millised siis saavad olema need eesmärgid. Kuid tulles tagasi selle kunstihoone juurde, sest et ega meil ei ole ju ainult ju kujutav kunst. Meil on ju iseenesest ju sisuliselt peavarjuta erinevad loomeettevõtjad ja meil on siis Pärnumaa siis arenduskeskuses need erinevad kultuuri ja siis disaini ja mida iganes meil kobarad seal on ja nendega koostöös ja läbirääkimistest oleme me saadnud ka sellised teadmised, et meil on fantastiliselt palju erinevaid loomeettevõtjaid, kes tegutsevad ja toimetavad, kes oma magamistoas, kes keldris, kes garaažis, kuid neil puudub selline omavaheline sünergia ja ma leian, et ka loomeettevõtlus peaks siis selles samas meie kunstihoones omale siis koha leidma ja loomulikult meil on puudus
siis ühest korralikust black box'ist. Ma tean, et ma ilmselgelt hakkan kordama, kuid sellest on meil tõesti ääretult suur. Siis on hästi, siis on juba teada. Mul on üks küsimus, et kui palju see kunstihoone maksma läheb ja kust me selleks raha võtame, et võtame me siis laenu või mis selle peab keegi tooma sealt Tallinnast tooma, need olid teise erakonna inimesed, kes toovad, et kus see meil tuleb, et kas me kavatseme tulubaasi suurendada kuskilt, kas me laename, kas me tahame midagi linnavarast maha müüa selleks, et seda ehitada, et ma kujutan ette, et me räägime 10 miljonitest või 10 miljonist. Me räägime vähemalt 10 miljonist, kui mitte 12, et me oleme siis ka seda maksumust välja arvestanud, kuid aastast aastasse on siis ka ütleme valdkonna abilinnapeana olnud ka üks kohustus läbirääkimiste laua taga olla ka siis riigieelarvega seonduvalt ja alati olen ma pannud sinna sisse selle, et me vajame siis kas 50-50 rahastusmudeliga siis kunstihoonele siis täiendavaid ressursse ka riigi poolt vaadatuna, sest see ei ole mitte ainult Pärnu linnale, vaid see on kogu Lääne regioonile. Ja paraku praegu hetkel me ei ole veel nii-öelda saanud, et raha koju tuua, kuid siin on Siimu puhul öeldud ka need 3 varianti. Esimene on see, et meil on linna eelarves hetkel planeeritud sinna siis eelarvestrateegiasse summad. Kui ma eksi, kas oli 4 või 4,5 miljonit, siis kindlasti on võimalik, kui see hoone on valmis, siis varamüügist sinna tuua ka siis katteallikatena juurde, sest praegu tegutsetakse ju 2 hoones. Ja kolmandana kindlasti ma ei välistaks ka seda, et kui nüüd riik appi ei tule, et siis me peame natuke ka selle laenuportfelli otsa vaatama, kuid see on ju investeering väga pikaks ajaks ja üks asi on selle maja valmis teha, kuid teine asi on see, et sinna peab tulema ka ääretult tugev sisu, kuid meie kunsti ja loome inimeste poolt ma praegu hetkel näen, et tahe koostööd teha ja seda sisu luua on seal ikkagi olemas praegu väga tugevalt sees. Nii, aeg on jõudnud parasti sinna maale, et me oleme 50 minutit saanud kuulda Isamaa erakonna säravaid mõtteid, ideid, plaane. Siim, kuidas see sind veennud on siis valijana? Jaa, ei, selles mõttes, et mind on see täitsa intrigeerinud, et ma veel ei ütle, kas ma teie poolt hääletan, sest ma pole veel kõiki kuulanud ja kõigi erakondadega saanud kokku puutuda. Mis mulle on meeldinud või mis on minu meelest olnud hästi sümpaatne, võib-olla see, millest enne alustas, et tema algaja poliitikuna ei karda tunnistada, et on õppimise tsükkel paratamatu, ükskõik mida sa alustad ja ma arvan ka tervikuna see lubadus teha linnavõim teistsuguseks, vaadata professionaalide poole ja no ma ei ole päris kindel, kas siin härra Suursild on rahul sellega, et tippjuhi konkurss kuulutatakse linnapea kohale välja, kui peaks sinna jõudma, eks seda rääkige omavahel, aga ma arvan, see perspektiiv, ma arvan, et on äge, ma tahaks loota, kui te peaks võitma valimised, et siis see hakkab ka juhtuma, sest et ma 4 aasta pärast kindlasti küsin, kui ei ole. Mis võib-olla, mida ma nagu võib-olla tahaks rohkem kuulda, on konkreetsus, et tore on öelda, et liiguks hoolivama sotsiaalpoliitika poole ja haridust ajata, aga et just see konkreetsus, kus ja mida ja kuidas, et see on võib-olla see, mis mul veel on vajaka, et mis me teeme täpselt nende noortega, mida te lubate, mis hakkab juhtuma? Ja, nüüd on teie võimalus kommenteerida seda siis, mis... Ma räägin selle sotsiaalpoliitika osa ära, et iseenesest vesteldes Pärnu Päikesekoolis lapsevanematega, siis tuli välja iseenesest suur murekoht, et kui nüüd praeguseks hetkeks juba üle 15 aasta on Päikesekool loodud ja üks probleem justkui on lahendatud, et kõik siis puuetega lastele on siis õppimisvõimalused, siis lapsevanemad on praegusel hetkel väga mures just selle teema, selle probleemi tõttu, et mis saab siis, kui minu laps saab 18 ja kas ma pean siis jääma koju, sest see on iseenesest reaalne olukord, kus siis kaovad ära nii tugiisikuteenus kui ka see, et kui see laps peaks selle kooli lõpetama, ja küll nad saavad oma +1 selle õppeaasta sinna juurde, kuid kõik ei soovi ju, et nende siis raske või sügava puudega noor inimene, eks ole, ütleme noor täiskasvanu, läheks hooldekodusse teise Eesti otsa, meil puudub
nii päevahoiuteenus kui ka ööpäevaringse hoiuteenus kui ka nädalateenus iseenesest või ka see, et ka kodulähedaselt on siis sellistel inimeste teenused, et meil on äärmiselt suur vajadus vaadata üle ka need võimalused, et kuidas me toetame oma perekondi reaalselt, nii et pere saab edasi käia rahvatantsus, pere saab edasi käia tööl, kus nad praegu ka seda ju teevad, et see on üks selline auk, mis meil on kindlasti vaja esimeses järjekorras ära lahendada. Nii, väga hea. Nii, mis... No mina pean ikka rõhutama seda ka, et see ühe huviringi pakkumine, ühe tasuta huviringi pakkumine on meeletult oluline, sest mina õpetajana näen seda, kui väga ikkagi lapsed tahavad huvialadega tegeleda. Ja uuringud ka näitavad muidugi, et nad on inimesed, kes huvialadega tegelevad, on enesekindlamad, õpihimulisemad, elurõõmsamad. Seega see ühe huviala pakkumine tasuta on meeletult oluline. Mul on ka eluline näide, et ma kuulasin, või tegelikult ma ei kuulanud, ma kuulsin pealt ühte dialoogi lapse ja lapsevanema vahel siis, kus laps väga tahtis minna ühte spordialaringi ja ta ei saanud, lapsevanem ütles talle konkreetselt pika mangumise peale, et kas sa saad aru, meil ei ole selleks raha. Ja kui meeletult kurb tunne minul siis sisse tuli. Ma olen nõus, aga kas ei oleks targem, meil on väike linn, me tahame targalt linna juhtida, anname neile selle tasuta koha, kellel vaja on ja nendel, kellel seda vajadust ei ole, nemad saavad selle ise maksta, et mulle tundub see ju ebamõistlik maksta kinni nende laste... Kes jõuaksid seda niikuinii endale lubada. Jah, kes saavad seda lubada? Te olete nagu keskerakondlased natuke, et te tahate nagu et kõigile ikkagi, kui toetus, siis ikka kõigile, mitte vajaduspõhiselt. Siin ongi selliseid erinevaid lähenemise võimalusi sellele, et kas me teeme näiteks, jah, ma olen ka sellega nõus, et vajaduspõhised, kuid siis tuleb järgmine argument, aga kas kõik lapsed ei olegi võrdsed? No aga see on nüüd selline küsimus, see on juba sügavam filosoofiline küsimus, kas võrdsus, kui selline asi üldse eksisteerib ja kuidas seda üldse tekitada. No kui maailm oleks selle probleemi lahendanud, siis oleks ilmselt juba ammu selle eeski Nobeli preemia antud, aga nüüd on pisara kiskumisküsimus, sest et saade hakkab lõppema. Mis saab siis, kuigi reitingute järgi, ma saan aru, keegi arvad, see teiega võiks juhtuda, juhtub siis, kui te ei osutu valituks ja mida Pärnakas kaotab? Ma arvan, et Pärnakas kaotab pühendunud ja teotahtilised inimesed ja just pärnakad, sellepärast, et kui te olete tähele pannud, siis meil ei ole mitte ühtegi siis väljapoolt poliitikut siin sees, et ehk siis neid, kes on Riigikogus või kuskil mujal. Et meil on äärmiselt pühendunud pärnakad, kes on suure energia ja tahtmisega seda kõik edasi suunamas. Nii, just nimelt ma olen nõus ja minu puhul ma saaks öelda, et siis lihtsalt kaotab ühe sellise noorusliku hääle, aga ma tahan öelda, et ega ma kuhugi lähe, siis 4 aasta pärast näeme uuesti. Katse 2. Ja tõesõnaga te plaanite jääda, te olete tulnud selleks, et jääda, ma saan aru. Just, täpselt nii. Selge, kuulge, meil on olnud teiega koos äärmiselt tore tund ja me oleme väga tänulikud, et valimiskooli jõudsite ja me soovime teile seal raskel teekonnal palju edu. Pidage vastu ja võidukate tippudeni siis. Kõik jääb. Aitäh! Aitäh!